Saate toob teieni Tervisekassa. Tere tulemast tagasi, head kuulajad, Seksuaaltervise ABC alustab taas ja nii nagu ikka räägime ausalt ja avatult teemadel, millest alati võib-olla ei julgeta või ei taheta rääkida, aga mis on tegelikult väga olulised. Mina olen Joonas Grauberg ja tänaseks teemaks on võib-olla isegi üks olulisemaid teemasid, kui me räägime suhetest ja seksuaalsusest ja selleks on nõusolek. Kui oled näiteks alustamas alles suhtega või sa oled juba suhtes, siis teadmine, mis on nõusolek, kindlasti muudab mängu ja see puudutab ausust, suhtlemist ja kindlasti turvatunnet. Meiega on täna Liisa Larm, kes on, võiks öelda, sertifitseeritud sex coach ja kindlasti, kes on ka andnud inimestele head nõu ja aidanud neid enesekindluse ja kõige muu toredaga, nii et tere Liisa! Tere! Nõusolek, kui palju sina üldse oma töös sellega kokku puutud? Ma puutun, nagu sa ütlesid ka alustuseks juba seda, et tegelikult see on nii oluline osa. Mina arvan, et ma puutun sellega väga palju kokku pidevalt oma töös. Ükspuha, mis küsimustes ka see, kuidas mina oma tööd teen. Minu klient peab olema nõus sellega, et ma küsin tegevust üldse asju. Aga tegelikult hästi huvitav on see ja hästi huvitavate nurkadelt tuleb see nõusoleku küsimus nagu praktilises töös ka välja murede kontekstis, et ma arvan, et tegelen sellega võrdlemisi palju. Mulle tundubki natuke, et see nõusolek kogu, me jõuame nende seaduste juurde ka võib-olla natukene, aga see, et räägitakse sellest Istanbuli konventsioonist, räägitakse seadustest, siis see tundub justkui mingisugune uus asi, mis sunnitakse peale, mis nüüd kuidagi kõik keelab ära, aga kui nüüd rahulikult hakata mõtlema, siis tegelikult tundub, et see nõusoleku selline, see ongi kogu aeg nagu ka praegu olemas olnud ja tegelikult see ei ole ju üldse midagi hirmsat. Absoluutselt. Ja minu jaoks kusjuures see ongi hästi huvitav see, et kui mingist asjast hakatakse nagu võib-olla rohkem rääkima ja praegu meil on ka näiteks nõusoleku seadus väga aktuaalne teema, eks ju, mille põhjusel võib-olla ka väga palju täna räägitakse sellest rohkem. Et siis tekibki see, et oi, et meil nüüd pannakse kõik mingisugused reeglid, mingid seadused, see ei ole üldse seksikas, on ju, see on mingi piirav, see on mingi hirmus, nüüd hakatakse meid kontrollima, et selline nagu väike katastroof tuleb nagu sisse, et mis ma nüüd siis teen, eks ju. Tegelikkuses nõusolek on igapäevaelus meil, ma arvan, väga olulisel kohal nii üks puha, mis teistes tegevustes ka ja kui sellesse nõusolekusse võib-olla natukene rohkem sisse vaadata, siis minu hinnangul see on absoluutselt täiesti inimlik, täiesti selline iseenesest mõistetav, et meil nagu kõikides tegevustes on kaasatud see ja me kindlasti täna jõuame selleni ka, miks ma seda arvan, et pisendamata seda, et nõusolek on ääretult oluline meie tegevustes, siis tegelikkuses ma olen täiesti nõus, et see ei ole midagi uut, see ei ole mingi uus leiutis, et lihtsalt me täna võib-olla pöörame selle natuke rohkem tähelepanu ja mõtleme ka selle sisule natukene rohkem võib-olla, kui me oleme varem sellest rääkinud. Inimestele võib-olla see näide, mida on ka hästi palju koolitustel ja ka mujal välja toodud, et kui sa ei taha rohkem teed ja sul ikkagi kallatakse, et seal on ka see nõusoleku teema, et siis seal nagu kõik saavad sellest aru, aga justkui kui me jõuame siis inimeste vaheliste suheteni ja näiteks seksuaalsuseni, siis seal tuleb kohe mingi plokk ette, et tundub, et asi ei olegi mitte ainult selles nõusolekus kui sellises, vaid lihtsalt see, et nüüd me paneme nagu kaks sellist nii-öelda põnevat teemat omahel kokku ja see tekitab natuke nagu hirmu või sellist, et kas mind hakatakse nüüd reguleerima? Ja kusjuures mina ise kasutan ka koolitustel hästi palju seda sama teetassi videot, mida ma usun, et väga paljud kuulajad ilmselt on ka näinud või kuulnud. Mina ise muidugi ei ole objektiivne hindama, ma olen seda vaadanud 1000 kordi tõenäoliselt, aga mis on minu jaoks huvitav on see ja mis me alati ka näiteks koolides õpilastega, kuhu me jõuame, on see, et teetassiga see on nii lihtne, labane, loogiline, et see jääb lausa naerma, et kui inimene on magama jäänud, siis sa ei vala talle teed enam kurgust alla, see on täiesti arusaadav, eks ju, ja tundub nagu isegi, et nagu kelleks sa meid pead, et sa üldse hakkad sellist asja mulle rääkima, siis minu hinnangul võib-olla üks asi on see, et teetassi puhul see on nii füüsiline asi, sa saad otsustada ja sa saad näha pealt, kas see on olemas või seda ei ole olemas, kas ma valan seda teed sul kurgust alla või ma ei vala seda teed alla, siis võib-olla nagu suhete kontekstis mingil põhjusel see läheb natuke abstraktsemaks, sest et mul ei ole seda füüsilist teetassi nagu käes, et kas see nüüd siis on peale surutud või ei ole. Ja teine asi, mis minu jaoks tekitab nagu ka minu töös täiskasvanutega, ma näen hästi palju seda, et
et me oleme nagu ära õppinud selle ikkagi, et me justkui peaksime olema nõus, et me justkui nagu, see on seksikas võib-olla, et mingi asi on selline spontaanne, hästi kirglik, mingisugust sellist arutelu ei teki ja seda meile näidatud tõenäoliselt hästi palju ka meedias, mitte ainult sellises seksuaalses meedias, aga nagu üleüldises näiteks filmimaailmas me näeme seda romantilistest komöödiatest, õpime suhete kohta samamoodi ja seal on kõik väga spontaanne, väga kirglik, väga kiire, sõnadeta, kõik me loeme üksteise mõtteid seal, eks ju, aga seal see režissöör mõtleb ka need asjad välja, eks ju, et see on selles mõttes huvitav, et kuidas meie nagu alateadvuses see asi peaks välja nägema ja kuidas me siis nagu arvame, et see kõik peakski toimima. Et seal on väiksed sellised käärid sees, ma ütleksin. Kusjuures, kui sa hakkasid rääkima praegu filmidest, siis ma hakkasin mõtlema, et tegelikult ju filmis, miks see kõik nii loogiliselt tuleb ja spontaanselt, siis tegelikult ju ei tule spontaanselt, see on ju skriptis kirjas. Ja kui me nõusoleku seadusesse kirja paneme, siis see on ju täpselt samamoodi ja näed, et võib-olla toimib ka siis, aga tuleme algusesse tagasi, me kuuleme sõna nõusolek, nii nagu sa ütlesid ka täna, kui on juttu ka sellest nõusoleku seadusest palju, siis me üleüldiselt kuuleme sellest palju, nii positiivses võtmes kui ka negatiivses võtmes, on need siin need hooldekodu juhtumid ja kõik muu säärane. Aga räägime korra lihtsalt sellest, et mida see nõusolek siis nagu päriselt tähendab, kui me räägime suhetest ja seksuaalsusest? Jaa. No, ma arvan, et kui sellel nõusolekul arusaadavalt on hästi palju erinevaid kihte jällegi, eks ju. Kui kõige pealmist kihti mõtleme, siis ega seal midagi muud ei olegi kui see, et lihtsalt mõlemad või kõik osapooled, kes on mingisugusesse tegevusse kaasatud, rääkides näiteks suhetest või seksuaalsusest või seksuaalaktist näiteks, siis mõlemad inimesed on võrdselt sellega nõus, see on nende jaoks okei, nad on aru saanud, mis tegevus toimuma hakkab ja nendel ei ole nagu mingeid kummalgi sellist midagi selle vastu, eks ju. See on, kõik inimesed on nõus, eks ju, hästi lihtne. Ja noh, veel kord, nagu ma ka enne ütlesin, et pisendamata üldse seda nõusoleku olulisust, eks ju, et kui me tegelikult nagu kuidagi teadvustatult või teadlikult mõtleme selle peale, siis see ongi ju nii lihtne ja nii loogiline asi. Et kui me midagi hakkame tegema, siis kõige paremad on asjad need, kus mõlemad on täiega ohjes, teeme. Jumala lahe. Nõusolekut saab, kuidas ma siis ütlen, iseloomustada ja selle jaoks on siis olemas 2 mudelit. Inglise keeles on mõlemad väga, väga põnevad, et üks on siis fries, mis on friikartulid ja on crisp, et okei, seal ei ole seda S ja et kui oleks crisps, siis oleks nagu krõpsud või noh, see sõltub muidugi jälle riigist, et kuidas seal inglise keelt räägitakse, aga mis on nende mudelite vahe ja miks siis me kasutame siis ühte või teist ja mis need tähed ja sõnad üldse tähendavad? Jaa, mina kusjuures kasutan võrdselt üsnagi mõlemad mudelid, seal on väikesed erisused, mis minu hinnangul on mõlemad olulised ja tõesti need lühendid, nii kahju, et eesti keeles ei ole selliseid häid lühendeid nende jaoks, sest et minu meelest nad jäävad väga hästi meelde ja kellele siis ei meeldiks friikad. aga tegelikkuses siis, noh, kui alustada sealt, siis kõik, noh, nad on lühendid, eks ju, ja kõik need tähed siis tähendavad mingisugust väga olulist osa nõusolekust, me räägime vabatahtlikkusest näiteks, friikate mudeli puhul ja krõpsude puhul siis sellisest nagu läbimõeldusest või consideration on see siis kaalutlemine siis on jah, kaalutletud. Just, et sa oled selle asja enda jaoks läbi mõelnud ja see muidugi ei tähenda ka seda, et ma ütlen sulle nüüd 30 päeva pärast, siis mis ma mõtlesin välja, eks ju, et see ei ole selline väga pikk protsess reeglina, aga noh, see ka eeldab ikkagi seda, et see on vabatahtlik, et ma sain mõelda, mis see sisu on ja ma olen sellega nõus. Siis teine R-täht mõlemas mudelis tähendab tagasipööratavust, mis on hästi oluline, mis tähendab tegelikult ka seda, et kui ma isegi olen millegagi nõus olnud, kui ma mingil hetkel tunnen, et ma ikkagi ei ole nõus, et siis ma saan ümber mõelda ja öelda, et kuule, sorry, et tegelikult ma ikkagi tunnen ennast praegu päris hästi ja äkki, noh, ärme ikkagi tee või lõpetame selle ära, et võib-olla teeb midagi muud ja nii edasi. Ehk siis see ümberpööratavus hästi oluline. See on üks koht ka, mis mulle endale tundub, mida nagu kõige rohkem võib-olla kuidagi kardetakse või selline, et okei, aga sa olid juba nõus, et mis mõttes see nüüd enam ei ole, eks ju, et võib-olla see nii-öelda poole tegutsemise pealt nagu ümberpööramine teinekord tundub selline noh,
selline kõige suurem konksukoht siis, et okei, et kas ma olin nõus või ei olnud, et ma enne olin, nüüd ma ütlen, et ei ole, eks ju. Et see on huvitav. Lähme nende mudelitega lõpuni, eks ju. Järgmisena on I-täht mõlemas selles mudelis käel, et see tähendab informeeritust, see tähendab, millega ma olen nõus. Näiteks, kui ma olen nõus kaitstud vahekorraga, siis see ei laiene kõigile teistele vahekorra vormidele, eks ju, et see kaitstus on siis seal see informeeritus ja kui näiteks me võime näiteks rääkida kaitsevahendi puudumisest, eks ju, halvematel juhtudel näiteks kondoomi salaja eemaldamisest, mis on just minu meelest välisriikides selline nagu mida tuleb ette kahjuks, et siis sellisel juhul ka see tegelikult on nõusoleku rikkumine, sest mina olin nõus sellega, et see vahekord on kaitstud, eks ju. Räägime, oma peas ju mõtlen, spetsiifilisus S-täht on seal, eks ju, ma jätan alati selle ühe tähe sealt korraks vahele. Spetsiifilisuse mõte on siis see, et see on mingi üks konkreetne asi, ehk siis igale tegevusele, et see nõusoleku andmine on järjepidev, et ma pean iga tegevusega olema nõus, mitte see, et kui ma nüüd olen nõus kellegagi juba, ma ei tea, koju näiteks kaasa minema, et siis kõik, mis sellest nagu jätkub, et siis see oli juba ju ette arvata, et sa siis pead kõigega nõus olema, eks, et see ka tegelikult niimoodi välja öeldes, see minu meelest tundub isegi natuke jabur, et miks see peaks nii olema, aga kuidagi nagu alateadlikult kuidagi tahame võib-olla eeldada, et ju ma siis juba olin nõus, kui ma läksin kellegagi kaasa. Ja viimane mõlemas friikate mudeli puhul ma keerutan endal praegu nüüd tähti seal peas, aga meil on siis E-täht ehk siis entusiastlikkus ja Crispy puhul siis selline participatory ehk siis nagu kaasa või selline osalev või aktiivne kaasa tegutsemine. Need on siis selline nagu mitteverbaalne osa sellest nõusolekust, et mulle meeldib väga koolitustel tuua näidet ja see ei ole üldse seksiga seotud isegi, et kui ma lähen hambaarsti juurde ja ma olen sinna ise meelega läinud, raha selle eest isegi maksnud, aga kui ma hoian hambaid suud kinni ja ma ei tee seda lahti seal, et isegi kui ma sinna olen kohale läinud, sinna öelnud, et mul on see hammas ikkagi valutab, aga suud lahti ei tee, et siis ka see nagu mitteverbaalne osa sellest tegelikult ikkagi ei ole nõusolek ja ta ei saa siis vägisi seda suud lahti teha, eks ju. Et täpselt samamoodi ka seksuaalaktis, et kui on tegelikult näha, et inimene on täiesti kangestunud, tegelikult tal on täiesti ebamugav see olukord, et siis tasuks võib-olla võtta samm tagasi ja isegi kui ta on nagu sõnadega nõus olnud, võimalik, et seal oli sõnades mingisugune teine taust, miks ta nõus oli ja kehakeel tegelikult ütleb meile täpselt samamoodi, et tegelikult see võib-olla ei ole okei, tema jaoks on ju. Lisaks nõusolekule, kui me räägime siis juba sellest seadusest ka korra, siis ma olen kuulnud, et on kaks lähenemist, on siis jah-põhine ja ei-põhine. Mis nende siis põhiline vahe on? Ma olen kuulnud, et jahi kasutatakse rohkem, eid pigem vähem. Ja tõesti neid kahte mudelit kõrvutatakse ja erinevates riikides ka tegelikult implementeeritakse siis täiesti nagu ühte või teist mudelit, otsustatakse siis kumb kehtib ja tegelikult nende sisu on see ei-põhine mudel tähendab seda, et vaikimine on nõusolek. Ehk siis nii kaua, kuni keegi pole ei öelnud ja vastu võidelnud, nii kaua see on kõik olnud nõusolek, eks ju. Jah, mudel kaasab ka näiteks seda, kui hirmu olukorras või sellises ebamugavas olukorras inimene võib tarduda, sõnatuks jääda, ehmuda, eks ju, et sellist asju tuleb ette, näiteks ma usun, et väga paljudel inimestel on kogemus sellega, kui sa lähed üle tee ja auto tuleb ootamatult näiteks. Mina olen see, kes jääb keset teed seisma, suured silmad peas ja vaatama tegelikult, mõistusega ma saan aru, et hull inimene kõnni tee pealt eks ju ära, et miks sa jääd sinna auto ette seisma, kui see auto kihutab sinu suunas. Aga tegelikult see on ka üks osa sellisest meie kaitsereaktsioonist, selline tardumise reaktsioon ja tegelikult selle puhul siis see jah-mudel on kaitsvam ja see tähendab siis seda, et ainult jah on jah, ehk siis see nõusolek ise on nõusolek ja see nii-öelda jahi puudumine või see kuidagi see vaikimine, see tegelikult tähendab eid selles olukorras, eks ju, mis on siis nii-öelda kaitsvam ja turvalisem siis sellele inimesele, kes parajasti siis selle nõusoleku peaks andma. See lükkabki ümber selle kõige tobedama müüdi, mis üldse levib, et kui pole ikkagi ei öelnud, et siis ju siis on kõik okei ja tahetakse siis jätkata sellega, mida teine pool peale surub. Kas sul lisaks sellele tuleb ka mõni muu selline müüt,
või siuke vale arusaam meelde, mis võib-olla siis selle nii-öelda nõusoleku seadusega või üldse, kui me räägime nõusolekust, et see nõusolek siis nii-öelda lükkaks selle ümber? Ma selle ei ütlemise kohta võib-olla tahaks siit korraks ka jätkata, on see, et ega see ei ütlemine ei ole tingimata ka nagu väga lihtne. Ma usun, et jällegi raamikul kuulajatel on kogemus sellega, et mõnikord on vaja öelda ei mingitele asjadele, mis iganes plaanidele, jällegi mitte ainult seksi kontekstis. Mulle nagu kuidagi tundub see ei ole nagu ainult, ma arvan, ka minu tunnetus, et tegelikkuses lähedastele inimestele, miks me ei taha ei öelda, me ei taha haiget teha, me ei taha neid kuidagi riivata, me teame, et nemad nii väga tahavad ja kuidagi nende soove purustada ja kõik, eks ju, et me tegelikult tahame nagu kuidagi head, eks ju, aga mille arvelt need asjad, eks ju, tulevad, et seda nagu ei ütlemist sellega on parasjagu keeruline, mulle endale tundub ja väga paljud inimesed võib-olla ei oskagi väga hästi ei öelda, ei oska võib-olla iseenda piir väga hästi kehtestada selles mõistes, eks ju. Et jah, mulle tundub ka see, et jällegi teine asi, sa küsisid nende müütide kohta, on ju, et mulle endale jällegi tundub ka see, et kui ma näiteks olen kellegagi juba suhtes, eks ju, et siis kuidagi see võib-olla müüt on see, et siis mul on nagu kohustus teha neid asju või kui ma olen abielludes kellelegi juba jah-sõna ära öelnud, et just siis on juba paberis kirjas. Pluss ka teiselt poolt, et kui on naine, siis et kui ta on minu abikaasa juba või mis iganes elukaaslane, siis ta on juba nõusoleku andnud ja siis see on justkui nagu loogiline osa sellest, et kui mul on vajadused või siis vastupidi teisele, et siis et nii nüüd ongi. Just, ja see on just see, et aga mul on õigused ja mul on vajadused, eks ju, kõik see, et aga tegelikult ju meil kõigil on õigused ja õigus ka keelduda on üks sellest, eks ju, et tegelikult see nii-öelda abielludes või suhtesse minnes, miks ei pea ainult selleks abielluma, eks ju, et ka sellises olukorras meil tegelikult ju jääb ikkagi püsima see autonoomsus või see, et ma ikkagi olen ise inimene, minu keha jääb ikkagi minu omaks, et ma ei anna enda keha kellelegi teisele ära, eks ju, et enda piiride kehtestamine jääb vastamata sellele, see ei võrdu sellega või nagu võib-olla natuke kardetakse, et kui ma ütlen näiteks ei või keeldun, et äkki ta arvab, et ma ei taha teda enam, äkki meil on nüüd suhe tuksis, äkki meil on mingisugune järgmine probleem, eks ju, et kuidagi see hirm nagu seal taga, et mis see hirm siis on seal, eks ju, et see võib olla ka oluline asi, mille peale mõelda, et miks mul on nagu näiteks, tasub võib-olla arutada ka oma kaaslasega, mis olukorras mul on raske keelduda või miks mul on näiteks raske keelduda, et need on huvitavad teemad, mida arutada, ma arvan. Siit tulebki tegelikult ju välja see, et nõusolek ei ole ainult seaduslik küsimus. Nõusolek on selline nii-öelda emotsionaalne ja suhtepõhine teema, et kuidas ühes suhtes, sina näiteks, kas sa näed siis sex coachina, et kuidas selline hästi toimiv nõusolek siis seda usaldust ja turvalisust suhtes loob? Jaa, enne mainisin ka korraks kõigi teisi, eks ju, meil on veel õigusi inimõigustest lähtuvalt täiesti, eks ju, ja see keha autonoomia näiteks on kõik see üks osa sellest ja jällegi minnes võib-olla korraks ka meie vestluse algusesse tagasi, et nagu kuidagi nähakse, et õigused jälle mingid reeglid, jälle tahetakse mul siin midagi piirata mind ja kõik, eks ju, et tegelikkuses, kuidas mina seda näen ja kuidas ma nagu arvan, et me võiksime seda piiranguid ja sellist väga karmi lähenemist võib-olla natukene ümber raamistada, on see, et tegelikult see ju annab meile need sellised mingid teatud kokkulepped, mida me teeme oma vahel. Näiteks see, et ma võin öelda, kui mulle midagi ei sobi, siis ma tean, et mind võetakse hiljem kuulda. See tähendab, et ma tean, et mul on turvaline selles suhtes. See tähendab, et ma võin eksperimenteerida, ma võin avastada kellegagi koos ja ma tean, et kui see mingil hetkel ma tunnen, et see ei ole mulle okei, siis seda austatakse täpselt samamoodi. Ehk siis see tegelikult annab meeletult vabadusi. Just see teadmine, et mul mingites piirides ma tean, et mul on kõik turvaliselt ja hästi.
ja kui suhte tasandil üleüldse näiteks kardetakse ka jällegi, et et see võtab spontaansust ja müstilisust ja kõike ära, eks ju, aga tegelikult mida see annab juurde pikemas suhtes, kui on näiteks tõesti, see muidugi ei kitsene ainult pikematele suhetele, eks ju, aga et pikemas suhtes ka, et see tegelikult ju muutub hästi palju just selleks intiimsuseks ja läheduseks ja tegelikult see suhe muutub ka selle võrra sügavamaks, et ma tean, et see usaldus on seal olemas ja tegelikkuses see nii-öelda selline järjepidev usaldamine, järjepidev nõusolekute saamine, võtmine, aktsepteerimine, nõusoleku nagu nii-öelda siis mitte nõusolemise aktsepteerimine ja nii edasi, et see tegelikult pikemas perspektiivis tekitabki meie jaoks hästi sellise turvalise keskkonna, kus põhimõtteliselt ma ei saa öelda, et piire ei ole, piirid ikkagi jäävad, aga me saame eksperimenteerida omavahel selles turvalises keskkonnas nii palju, kui pähe tuleb, et see annab ju võimalusi, see ei ole piirav. Ja praegu me läksime hästi nii-öelda sügavale või selles mõttes ka, et me rääkime juba sellest nagu intiimsusest, aga tulles 2 sammu võib-olla tagasi, siis tegelikult ega see nõusolek ei kehti ainult siis seksi kohta, et ala kallistus, suudlus, ma ei tea, saladuste jagamine või piltide tegemine näiteks üksteisest, et ka seal on ju nõusolekut vaja. Absoluutselt. Ja ma arvan, et kusjuures need nii-öelda kõige igapäevasemad asjad ongi väga hea koht, kus seda nõusolekut harjutada. Mina olen hästi seda meelt, et ka näiteks, kui ma tahan oma arvamust avaldada millegi suhtes kellelegi, siis ma küsin ka, et kas sa tahad teada, mis ma arvan? Sest et see avab sind juba. Joonas, kas sa tahad teada, et mis ma arvan? Jah, selles mõttes see on tõsi, et sa ei pea, meil on arvamusvabadus kindlasti, aga see ei tähenda seda, et igaüks võib suvalisel hetkel öelda seda, mida sülg suhu toob. Absoluutselt. Aga siin on ka võib-olla see probleem, et me pigem elame täna sellises ühiskonnas, kus väga palju arvataksegi, et see, et meil on selline, meil ongi sõnavabadus ja kõik see tähendab seda, et mina võin tulla täna, Liisa, sinu juurde ja lihtsalt hommikust otsa rääkida seda, et tegelikult on asjad nii ja siis sina pead justkui kuulama, mis on, et siin võib-olla see ka nõusoleku probleem tekib, et me jälle näeme, et meid piiratakse. Ja, sellega ongi huvitav see, et sinul on õigus tulla ja rääkida, aga minul on õigus ju keelduda sellest, ehk siis tegelikkuses see ongi nagu selline huvitav mäng, tango selline meie vahel, eks ju, et tegelikult meie mõlema õigused nagu selleks, et mina arvan seda, kui näiteks, kui ma küsin su käest, et kas sa tahad, ma ütlen sulle, mis mina arvan sellest, see tegelikult avab selle, sa ütled, näiteks ma tahan küll päriselt räägi, siis see tegelikult avab selle, et okei, nii, nüüd ma hakkan kuulama, eks ju, aga kui see tuleb ei tea kust mingi suvalisel hetkel, see võib korraks lukku tõmmata, et sa tuled ja hakkad kritiseerima mind siin kohe, eks ju, et ka tegelikkuses sellises hästi klassikalises nagu omavahelises arutelus või vestluses, et mõnikord tegelikkuses, kui näiteks inimene ei ole valmis seda arvamust kuulma, see võib nagu tekitada pigem konflikti kui see, et ma küsin, et kas sa oled nagu huvitatud sellest üldse, et ma arvan praegu midagi, on ju. Et võib-olla sa tahtsid lihtsalt kurta ja niimoodi, et keegi ei hakka targutama siin kõrval. Eks ju, et tegelikult see nõusolek, ma arvan, et see laieneb tegelikult ka näiteks seda tüüpi teemadele ja kui ma olen nõus, et sa jagad näiteks mulle oma kriitikat, ma olen kindlasti oluliselt vastuvõtlikum ka näiteks või nagu valmis vastu võtma ja võib-olla implementeerima seda mõtet, mis sa mulle jagad, versus see, et kui sa lihtsalt sõidad sisse, et lähed kohe kaitsesse, vaata, et see kuidagi see on hästi ootamatu. Jällegi, ma ütleks, et see, kui ma olen valmis, et sa hakkad midagi arvama, minust see on nagu avab palju rohkem uksi meile, et see ei pea olema tingimata piirang, eks ju. Aga lähme praktiliseks. Olgu. Sa tegelikult just tõid ühe hea näite sellest, kuidas nõusolekut küsida, samas see oli nagu selline hästi lihtne viis, sellepärast, et kas sa soovid teada, mida mina arvan, väga lihtne. Aga kui teemaks, mille jaoks on siis nõusolekut vaja, on näiteks ala kallistus, on suudlus ja jõuame lõpuks ka seksini või siis mingisuguse kindla, ma ei tea, siis tegevuseni, kuidas siis seda teha niimoodi, et see ei oleks kuidagi imelik või et kas nüüd täna või ühel hetkel ongi see, et kuna seadus nõuab, siis järgmine hetk, kui tahad kedagi kallistada, kedagi suudelda, on see näiteks sinu enda kaaslane, siis sa lähed küsid, et kas ma võin. Või kas see peabki niimoodi olema, et kas siis küsid niimoodi ilusti suusõnaliselt või lähed juba paberiga kohale, küsid allkirja? Lepinguga, notariga. Jah, notariga.
see oleks muidugi väga huvitav lähenemine. Ma arvan, ilmselt mitte liiga vajalik küll. Aga tõesti, ma usun, et seal on väga palju erinevaid võimalusi, seal ei ole ainult kindlasti ühte võimalust, et olgu, et ma nüüd ütlen kõigile, pange kirja, et ma arvan, et selles on erinevaid viise. Kui see on tõesti ootamatu, siis ma arvan, on täiesti okei ka näiteks väljendada seda iseenda tasandilt, et mina sooviksin, kas ma võin, eks ju, või ma nüüd tahaksin kallistada sind, et kas see on okei. Või selles mõttes, et seda isegi või küsima, kas see on nüüd okei või kas sa lubad, aga sa võid seda küsida, eks ju. Minul üks klient alles hiljuti, minu meelest hästi armas lugu oli see, kuidas ta ütles, et ta läkski oma kaaslase juurde ja ütles, et ma kavatsen sind nüüd kohe suudelda. Ja ta ütles, et see kaaslane tal oli täiesti sulas käte vahel, sest et see oli nii ootamatu ja selline väike ootus, eks ju, ja see ei ole absoluutselt kuidagi selline väga, väga pehme või ebaseksikas, ma ütleks vastupidi, et see võib olla hoopis väga selline armas ja see tegelikult annab sellise väikse heads-upi sinna, eks ju, et on võimalus veel reageerida ja öelda, et oot, stopp, eks ju, et tegelikult ei hakka ikka küll siin midagi praegu toimuma. Et seda tüüpi asju, eks ju, et ma usun, et alati nendes hetkedes on nagu mingisugune olukord või nagu võimalus reageerimiseks ja ma võib-olla ütlen ka selle ära, et me tegelikult siin ju räägime nagu sellist nagu partnerite vahelisest sellest suhtlemisest, eks ju, et kindlasti need olukorrad on hoopis teistsugused siis, kui see on keegi võõras, ootamatu, soovimatu inimene meie läheduses, eks ju, et sellisel juhul on kindlasti see olukord ka hoopis teistsugune. On ju, et kui võõras inimene tänaval tuleb ja ütleb, et nüüd ma hakkan siin kohe suudlema, eks ju, et siis on nagu, tõenäoliselt see reaktsioon on ilmselt hoopis teine, aga jällegi, kui ta juba selle ütleb sinna ette, siis on võimalus reageerida, on ju. Kas nõusoleku küsimine või andmine praegu jääb mulje, et see peab olema alati verbaalne, kas ta peab olema ja kas on, et kuidas on võimalik, et ta näiteks ei ole verbaalne, aga samal ajal see nõusolek on ikkagi justkui antud ja siis küsitud? Ja mina arvan, et see tegelikult ei pea olema verbaalne jällegi, nagu ma ütlesin ka, et kui nendest kartulitoitudest rääkides uuesti, eks ju, et seal on ka see mitteverbaalne osa nõusolekust täiesti olemas, millest see saab ju ka kõik, eks ju, ka alata, eks ju, et kui see kaaslane päriselt sellega nähtavalt läheb kaasa, eks ju, et hakkad kallistama, ta kallistab aktiivselt sind vastu, eks ju, siis tõenäoliselt see on vastastikune nõusolek, eks ju. Kui ta hakkab vastu puiklema, välja sealt ronima, eks ju, ära kõndima, eks ju, siis tasuks ikkagi, ma arvan, lahti lasta see inimene. et see tegelikult see juba ju ütleb meile ka ära, et tegemist ei ole enam nõusolekuga, tema on juba sellest kallistusest väljunud ja loobunud, eks ju. Et see on ühepoolne sellel hetkel juba, et jällegi niimoodi, kui ma selle praegu väljendan sõnadega, siis tundub mingi, nagu miks sa üldse räägid, et see on arusaadav kõigile, aga lihtsalt selles hetkes nagu veel kord, nagu ma ütlesin, teetassi puhul see on füüsiline asi, saad aru, kas teetass on käes või ei ole, et suhetes siis tasub nagu natuke rohkem võib-olla tähele panna ja olla teadlikum. Inimene ei taha kallistust, sina justkui ikkagi mõtled, et äkki ikkagi võiks, siis siin tuleb mängu ka selline, et kust maalt jookseb see piir, kus sa seda nii-öelda nõusolekut küsid aktiivselt, eks siin ongi mingil määral keeruline, aga mitte nüüd sellepärast keeruline, et see on kuidagi kirja pandud, vaid inimene on küll mõeldud selleks, et ta teise inimesega oskaks suhelda, aga kuna tundub, et suhtlus ongi inimeste üks suuremaid muresid oma vahel, siis sellepärast ta võib-olla ongi mingites olukordades keeruline, aga seda enam tuleb rääkida, tuleb kuulata ja tuleb vaadata, mida siis teine inimene teeb. Just. Nüüd olukorras, kus võib nõusoleku andmine, nõusoleku saamine olla natuke keerulisem, võtame esimese näite, kui üks osapool, just näiteks see, kes on siis, või siis ka mõlemad, on tarbinud alkoholi ja on alkoholijoobes. Me teame, et mõni inimene võib joobes olles teha asju, mida ta tegelikult ei soovi ja kuidas siis nendes olukordades see nõusoleku lugu on?
Jaa, need on keerulised olukorrad tegelikult ja no mis seal salata, ma arvan, et väga sageli ka nagu sellised kõige problemaatilisemad või nagu sellised kohad, kus tekib kõige rohkem neid konflikte ka, eks ju, ja tagantjärgi just sellist konflikti olukorda. No ma arvan, natukene näiteks teeb lihtsamaks selle, kui see üks partneritest või üks osalistest on oluliselt selgem sellel hetkel, eks ju, et temal on väga lihtne teha see otsus ja vaadata, et teisel inimesel oleks kõik hästi, tal oleks turvaline, et tal ei oleks nii-öelda siis võimalik sattuda sellesse kohta, mida ta hiljem ilmselt kahetseks, eks ju. Kõige lihtsam muidugi võime sellest arvestada, et üleüldse tasub olla väga selline kohusutundlik ja responsible nendes asjades, mis me üleüldse, eks ju, teeme, aga neid hetki tuleb ette, kus ei ole päriselt need olukorrad enda kontrolli all, eks ju, paraku. Et sellisel hetkel muidugi on abiks ja see, kui üks kaaslane näiteks, kellega koos ollakse, on päriselt see, kes mõtleb selle peale, mitte ainult, et et mul on praegu lihtne saada neid asju, mis ma tahtsin, mis on tegelikult ju väga libe tee. Teine asi tasuks olla just mõistlik sellel hetkel ja vaadata, et teisel inimesel oleks kõik hästi, et tal oleks turvaline, sest et kui me vaatame korraks jällegi nõusoleku taha võib-olla hetkeks, siis nõusolek, see tähendab kõiki neid asju, eks, et inimene teab, mis ta teeb, mida ta tahab, ta on selle juures päriselt, eks ju, me rääkisime sellest entusiastliku olemisest, osalemisest ja kõigest, eks ju, et kui need asjad ei ole nagu tema tehas ja tegelikult me räägime siin ju nagu sellisest nagu võimaluse ärakasutamisest ja mitte niivõrd nagu teise inimese heaolu aktsepteerimisest seal juures, me räägime väga palju empaatiast ka siin üleüldse inimeste vahelistest suhetest, eks ju, et sa ei saa olla ainult mingi kasu lõikamine siin, et nüüd mul on hea võimalus minna ja teha mingeid asju, et tasub kindlasti mõelda selle peale, mis olukorras see teine inimene on võib-olla nendes hetkedes peamiselt. Ja muidugi veidike keerulisemaks võib teha see olukord, kus võib-olla mõlemad partnerid on sellises olukorras, kus nad päris täpselt ei ole need piirid võib-olla nii kindlad või sellised, nagu nad oleksid muidu, et need olukorrad ongi ääretult keerulised ja minu esimene hinnang on see, et kõige targem tegelikult oleks üldsegi vältida selliseid olukordi võimalusel, eks ju, aga jah, keeruline. Järgmine keeruline olukord on kindlasti siis, kui on suur vanusevahe näiteks ja ega sealgi ju noorem inimene võib selle nõusoleku anda, aga seal tekib ikkagi ühel hetkel üks asi on see nii-öelda seaduslik pool, aga teine on see eetika küsimus jälle, et kui me räägime ma ei tea, näiteks 17-aastasest noorest inimesest ja siis võib-olla 45-aastasest täiskasvanust, et seadus võib öelda, et kõik on okei ja sa võid selle nõusolekuga saada, aga seal ilmselgelt on nagu keeruline, et see nõusolek võib olla, aga teistpidi, et kui palju oli ta tegelikult selle noore inimese enda nõusolek, kui siis see nõusoleku nii-öelda siis sunnitud andmine. Jaa, just. Ja minu jaoks alati selles olukorras ka tekib küsimus, et kuivõrd nagu informeeritud see nõusolek selles hetkes on, sest et näitamata näpuga noortele inimestele üldse, näitamata näpuga ka nendele 45-aastastele inimestele selles näites, minu jaoks tekib et mis see motiiv seal vahel on, sest tegelikult inimeste elu sellel hetkel on erinev. Huvid on tõenäoliselt väga erinevad, et seal on tõenäoliselt mingisugune süke, mitte 100% olukordadest, aga väga-väga suurel protsendil olukordadest, sinna tekib ikkagi mingisugune selline vahepealne agenda ja tegelikkuses see, kuidas 17-aastane inimene maailma ja elu tunneb ja tunnetab, missugune on tema elukogemus ja missugune on 45-aastase suhete tajumine, võimu tajumine, võib-olla selline ilusa jutu rääkimine, manipulatsioonioskused, miks mitte, jällegi mitte alati, aga see on väga-väga suur võimalus, et see lihtsalt seal tekib, eks ju, et tõesti, nagu sa ütled ka, et kas see ikkagi on nagu päriselt selle 17-aastase täiesti informeeritud, täiesti vaba sama taseme nõusolek, eks ju, või tegelikult võib-olla ka sellel noorel inimesel mingi teine agenda seal taga, et mis tunnet või võimu see tema mõistes temale sellel hetkel võib-olla annab, et
et lihtsalt need inimesed on tõenäoliselt väga erinevas kohas, isegi kui seadus ütleb, et see on justkui paberi peal väga okei. Ja siit ma võib-olla keeraksin vinti veel üle ja paneksin su keerulisse olukorda, et on ju läbi jooksnud teemasid just siis võimupositsiooni mõttes, räägime siis näiteks noorest inimesest ja näiteks tema treenerist, et nimesid ei nimeta sellepärast, et tegelikult neid teemasid, selliseid juhuseid on olnud ka Eesti spordis päris mitmeid. Sel juhul, kui meil see nõusoleku seadus näiteks tuleb, noor inimene ütleb, nõusolek oli, aga samal ajal tekib ikkagi see võimupositsioon, mida ära kasutati, et siis, kas siis on tegelikult see, et siis ikkagi see, olenemata sellest, et see nõusolek oli, siis me ütleme, et aga see ei olnud ikkagi okei. No jah, me saame vaadata seda niimoodi, et nõusolek justkui oli, eks ju, et aga teistpidi jällegi lähme friikate juurde tagasi, et kas see oli päriselt vabatahtlikult antud nõusolek või seal oli nagu mingisugune teine hirm, et ma tahaks näiteks olla väga edukas ja mul tegelikult ei ole nii lihtne võimalik sellel hetkel keelduda. Sellepärast, et sellel keeldumisel võivad olla hoopis mingisugused kolmandad tagajärjed, eks ju, mitte see, et meie omavaheline romantiline suhe kannatab, aga võib-olla minu sportlaskarjäär on ka küsimärgi all sellel hetkel, eks ju, võib-olla ma jään mingitest headest võimalustest ilma ja nii edasi, et see kindlasti see võimupositsioon ka näiteks, võime rääkida, ma ei tea, ka näiteks töö kontekstis mõnikord, eks ju, et kuidas ma näiteks julgen oma ülemusele ära öelda, kas see võib mõjutada kuidagi minu, ma ei tea, palgatõusu või minu mingit positsiooni muutusi või üldse minu võib-olla karjääri jätkumist või mis iganes, eks ju, et kas ma julgen seda teha ja siin jällegi, eks ju, saame eristada nii-öelda siis seda nii-öelda eraisiku tasandit ideaalis. Me saame nii-öelda seda eraisiku ja seda romantilise juhte tasandit, eks ju, aga tegelikkuses tasuks ka selle peale mõelda, et tegelikkuses jällegi veel kord ideaalis me peaksime saama eristada seda, et me saame näiteks olla töökaaslased ja olla partnerid, eks ju, aga noh, see päriselus tegelikult sageli on natuke selline komplitseeritum ja noh, jah, see on keeruline, nagu sa enne ka ütlesid, et sa paned väga keerulise olukorda selle küsimusega, aga tegelikkuses jah, et kui me räägime sellest nii-öelda vabatahtlikkuse printsiibist seal taga, siis seda pigem ju ei ole seal, sest et see vabatahtlikkus on millegagi mõjutatud. Siis võib-olla ka noortele võib-olla siis see soovitus, et kui üldse sellised olukorrad tekivad, siis alati on teil õigus öelda ei. Küll jah, me ei räägi nüüd sellest nii-öelda ei-põhisest nõusoleku seadusest, vaid lihtsalt, et see õigus on alati olemas ja sellised olukorrad, kus seda nõusolekut justkui siis aetakse taga läbi mingisuguste hüvede, mida sa võiksid potentsiaalselt saada või millest ilma jääda, ei ole kindlasti okeid. Ja lisaks ka see, et kuna me rääkisime siin sellest, et sina küsisid minu käest, et kas ma soovin teada, mida sa arvad, siis noh, jutt näiteks sellest, et kui mõni töökaaslane, on ta siis sinust vanem, on ta samast soost või vastassoost, siis see, kui hakatakse rääkima mingisuguseid nilbeid jutte, mis on justkui okei, sellepärast, et ma ju ei küsi otse, et küsitakse mingisugused imelikke küsimusi, siis tegelikult see ei ole ka okei ja sellest võib ka teatada, et ei pea arvama seda, et nüüd te olete noored inimesed, näiteks töökeskkonnas ja siis te justkui peate selle alla neelama. Ei, see on täiesti rõve käitumine. Aga läheme siit edasi siis nii-öelda sellest füüsilisest maailmast lähme hoopis digimaailma ja ega digimaailmas on ju samamoodi vaja nõusolekut. Me võime tuua erinevad näited tegevustest, on ta siis sexting, nude'ide saatmine, ehk siis alasti piltide saatmine, kuidas seal see nõusoleku küsimine või asi peaks käima? Ilmselgelt ei ole nõusolek see, et ühel hetkel potsatab sinu Messengeri näiteks üks pilt ühest peenisest, et ilmselgelt seal ei tule seda notificationit, et siin tuleb üks pilt, kas sa oled nõus vaatama. Ja. Et kuidas seal need asjad reguleeritud on või võiksid olla? No
no nad on üsna häguselt reguleeritud tegelikult ju, kui me räägime ja Meta küll tsensoorib üsna palju, eks ju, samas seal on ikkagi loophole ka, aga kui me räägime sellisest klassikalisest nagu postkastis piltide vahetamisest näiteks või nilbete sõnumite saatmisest või millestki, et tegelikult need ei ole ju liiga palju reguleeritud meil ei Messengeri tasandil, Instagramis, TikTokis, igal pool on võimalik ju kirjutada kõike, mis kuidagi pähe tuleb. Paljudel juhtudel on ju ka võimalik seda teha näiteks sellisel viisil, et ei olegi mingit võimalust, eks ju, et ma kuidagi sellest keelduksin. Ja ta ongi üsna hägune, mille pärast ja üsna libe tee väga sageli, eks ju, sest et isegi kui meil on näiline nõusolek millekski, üks asi, millest muidugi väga palju räägitakse, ma tean eriti noortele, aga üleüldse mina soovitan ikkagi suhelda nende inimestega, keda sa päriselt ikkagi tead, et nad on päris inimesed olemas, eks ju. Et väga palju on ka näiteks isegi selliseid olukordi, kus sulle tundub, et ma räägin mingi toreda noormehega, aga tegelikult tuleb välja, et see on hoopis mingi teine inimene seal taga, sest et me ei saa isegi neid asju kontrollida, eks ju. Tahtmata üldse hirmutada, lihtsalt see on reaalsus, on ju. Et väga keeruline on juba ainuüksi seda kontrollida. Teistpidi on väga keeruline kontrollida seda, et aga ta ütleb mulle, et ta teeb selle, ma ei tea, pildiga näiteks seda asja, eks ju, aga nagu sa iial ei tea, mida ta päriselt selle pildiga teeb, eks ju, ja nii edasi, milleks tal seda vaja on. Ehk siis hästi keerulised olukorrad. Järgmine samm sellest on muidugi see, kui sa tead päriselt, kes see inimene on, aga sa saadadki mingeid pilte talle, aga võib-olla mingi aja pärast see suhe kuidagi laguneb ära, tekib mingisugune toksilisus sinna taha, võib-olla tal tuleb mingi hea mõte kasutada neid mingiks teiseks otstarbeks, kellegagi neid jagada ja nii edasi, eks ju, et need on sellised kohad, mida mina soovitan hästi palju ikkagi läbi mõelda, mismoodi seda päris täpselt käib ja isegi kui see tundub selles hetkes hästi selline jällegi spontaanne ja seksikas asi, mida teha, et ma tean, et päris palju kasutatakse seda põhimõtet, et kas oleksid nõus seda panema avalikult enda seinale, et kas see on seda tüüpi sisu, mida sa oleksid nõus jagama kõigiga, sest et interneti paisataval sisul on 100% võimalus selleks, potentsiaal on selleks, et see satub kõigi kätte, on alati olemas. Et see on lihtsalt jällegi selline iseenda kaitsmine, eriti kui tekivad jällegi võib-olla ka sellist olukorda, et ma ju saatsin saada ka, eks ju, et kus sa tead, et see tema pilt oli, võib-olla ta on selle ka kuskilt, ei tea, kust hankinud ja nii edasi, et need on väga-väga-väga kahtlased olukorrad tegelikkuses ja väga keeruliselt kontrollitavad ja see tagasipööratavus selle näiteks kui ongi täiesti tore toimiv suhe, kõik on hästi, ei pruugigi mitte midagi nagu kunagi juhtudagi ja ongi kõik hästi, aga põhimõtteliselt on nagu keeruline tagada, on see seadusega või mitte, et see tagasipööratavus, et ma andsin sulle selle pildi, aga nüüd ma justkui võtan selle tagasi. See on, digis on ta juba läinud, sinna ei ole mitte midagi teha ja sa võid eeldada ja loota, täiesti normaalne on see, kui ongi normaalsed inimesed, siis sa ütled, et sa tegelikult ole ja kustuta nüüd see ära, et ma ei soovi, kustutatakse ära, kõik on hästi. Aga jälle, et see on väga palju usalduse küsimus, millest me juba rääkisime, nõusolek tegelikult kasvatab usaldust, aga siin on need agad igal pool, et eriti siis, kui reaalselt nagu füüsiliselt sul ei ole endal, kui sellel nõusoleku andjal võimalik hiljem seda nõusolekut tagasi küsida või siis kontrollida, ütleme nii. Et digis on see probleem ikkagi olemas. Just. Ja mis digis on veel huvitav on see, tean, et üsna populaarne on kasutada näiteks Instagram stories'id tõenäoliselt ei kasutata nuudide saatmiseks, kuigi Instagramis on olemas võimalus ju see, et sa saad panna selle, et see ühe korra vaadatav ja siis see kaob ära ja seda ei saa alla salvestada, sellega ei saa midagi teha. Tuleb teavitus, kui keegi screenshoti teeb sellest isegi, eks ju, et see justkui on turvaline, aga samas, kas see on ikka, kas see, kui sul tuleb isegi teavitus, et keegi tegi screenshoti, kas sellest on päriselt abi sulle, eks ju, et tal kogemata vajutasin 2 nuppu korraga, nagu mul on endal vahepeal oma sellest nii-öelda lukustuskuvast on lihtsalt mingi 3 seda pilti, Kusjuures minul on ka seda ja nagu, ja siis ma mõtlengi, et see screeni tegemine, see on nii lihtne ja nagu oi upsi, juhtus, eks ju, ja võib-olla usaldadki algus, et juhtuski kogemata, aga see juhtub täpselt sellel hetkel, kui ta näeb seda pilti. Teine, mida ka Snapchat
Snapchati näiteks ma tean, kasutatakse palju, sest seal saab ka ju valida, kellele sa saadad, seal see kustub ka kohe ära, et arvatakse, et see on turvaline, sest see pilt ei jää talle telefoni alles, see ei jää chati alles, aga tegelikult sellega on nii palju võimalusi seda ikkagi endale salvestada. On ju kohe näha, kui see on kustuv sisu, võib-olla ma panen screen recordi käima, sa ei teagi. Ja lõpuks on see, et need inimesed, kellele jagatakse seda sisu, võiksid mõelda selle peale, et nõusolekut ei saa nõusoleku saaja siis edasi pärandada. Et sama asi on piltidega, et kui et piltide saab jagada, aga sel juhul siis see nagu justkui tähendakski seda, et sa jagad siis ka tegelikult inimese ja nagu nõusolekut, mida ju reaalselt teha ilma selle sama inimeseta ei saa. Ehk siis palun, kui teil ka on mingisuguseid selliseid pilte, need ei pea olema täiesti ju alasti pildid, võivad olla ka täiesti sellised lihtsalt mõnes väljakutsuvas poosis või mis iganes, ka need pildid on sellised, mis kui on teile saadetud, siis see ei tähenda seda, et te võiksite neid kuidagi edasi kasutada või edasi saata. Viimane suurem teema täna, millest korra sai kohe alguses räägitud, on see, et kui see nõusolek antakse, siis on ju kõik hästi, mis iganes siis kaks inimest mõtlevad omavahel teha näiteks. Aga kui öeldakse ei, siis seal on kaks asja, et kuidas öelda ei niimoodi, et teine võib-olla ei tunneks ennast väga siis haavatuna. Seda just võib-olla siis sellises paari suhtes juba, sellepärast, et kui sa oled lihtsalt inimene tänavalt ja ütled ei, siis sa ei pea mõtlema selle peale, et issand, aga võib-olla ta mõtleb midagi muud. Aga teistpidi ka see, et kuidas ise selle eiga hakkama saada, kui sulle öeldakse. Ja kusjuures on minu meelest hästi oluline teema, sest et minu meelest nõusolekust me juba räägime küll ja erinevas võtmes, aga sellest, nagu, mis selle vastusega peale hakata, eriti kui see vastus on eitav, et kuidas siis nagu sellega leppida, eks ju, või kuidas sellega nagu toime tulla. Ja selle eiga on ka huvitav, esiteks, mida ma ka enne korraks mainisin, on ju see, et ei ütlemine ei ole kindlasti lihtne. Eriti kui see on keegi sulle kallis inimene, kellega näiteks oledki suhtes, aga sellel hetkel ma tunnen, et see on ikkagi mulle ei, eks ju, ma leian endas selle julguse, eks ju, et seda öelda ja nii edasi, aga see ei ole üldse lihtne ja jällegi, kui tegemist on sellise nagu hägusema olukorraga kui teedes, et siis mis võib juhtuda on ka see, et hakkab näiteks mingi, et natukene proovime ikka, eks ju, et sa pead nagu võib-olla isegi veel mitu korda keelduma, eks ju, sellest. Aga miks nagu üldse kardetakse või miks ei öelda üldse? Minu meelest see on ka huvitav küsimus, sest et me saame sellele nagu tagasi pöörata hiljem jällegi sellisest empaatilisest nurgast. Miks ei öelda? Kardetakse haiget teha teisele inimesele, eks ju. Kardetakse suhet rikkuda. Kardetakse seda nagu hetke sükest seksikust nagu maha tõmmata, et ma olen siis kõigega nõus, sest et see on seksikas, eks ju, aga kui sa ise tegelikult selles olukorras ei tunne ennast hästi ja täpselt samamoodi saame siis nii-öelda tagasi pöörata, et kui sa näed, et teine inimene ütleb sulle ei, eks ju, esiteks arvesta sellega, et see ilmselt ei ole talle lihtne keelduda, eks ju. Ja teine asi on see, et arvestada siis tõesti sellega, kui keegi ütleb ei, siis see tähendab ju seda tegelikult, et tema jaoks on midagi praegu ebamugav, austa seda, aktsepteeri seda, et tal on ebamugav praegu ja vaata, kuidas saaks seda mugavamaks teha, on ju. Kas siis tegelikult see võiks tähendada seda, et alati võib ka, mitte alati, aga mõningatel juhtudel võib küsida, et miks? Jaa. Või mitte midagi kohe lennata, aga miks nii? Aga tegelikult seal võib-olla tulebki välja, et see ei ole mitte see, et nüüd ja mitte kunagi, vaid võib-olla see on konkreetselt see, et praegu hetkel mingi asi ei sobi. Ja kusjuures see on jumala hea täpsustus, see ei ju reeglina on selles hetkes selle tegevuse kohta. See ei ole otseselt selle inimese kohta, et umbes aura ära nüüd või koli välja, eks ju, see ei tähenda seda. See ei tähenda seda, et me ei hakka mitte kunagi enam neid asju tegema, sest et ma ütlesin praegu selle niimoodi, eks ju, et see on selles hetkes ja eriti oluline täpsustus on ka, et see tegevus, eks ju, ja ei öeldes, kui seda soovida, eks ju, võib ka ju ise kohe pakkuda, et see tegevus minu jaoks on praegu ei, aga äkki sa tahaksid midagi muud, eks ju.
Noh, ma ei tea, ma üritan siin kiiresti tuua mingi näite, et noh, ma ei taha näiteks, ma ei tea, duši all seksida, aga ma oleks magamistoas voodis oleks nõus nagu. Et näiteks ka see erinevus, eks ju, see ei ole suur erinevus, eks ju, aga nagu jällegi see on nii-öelda siis see enda selle heaolu arvestamine, aga ka oma partneri heaolu arvestamine, et see selles kohas, see tegevus on praegusel hetkel ei. Aga see ei tähenda, et meie suhe on ei, see ei tähenda, no mida üldse hästi sageli kardetakse kuidagi on see, et noh, et ilmselt meie suhtes on siis midagi halvasti, kui ta nüüd hakkab järsku keelduma, eks ju, aga seal võib olla must miljon asja, miks üks partneritest sellel hetkel võib leida, et see ei ole praegu tema jaoks, on ju, ja noh, jällegi tegelikult selle ei aktsepteerimine, see annab ju tegelikult, mina ise näen seda, et see on nagu väike selline investeering meie tuleviku mõistes just see, et ma järgmine kord tean, et ma võin öelda ei ja mind austatakse seda minu heaolu arvestatakse, et tegelikkuses mul on järgmisel korral oluliselt turvalisem ja mugavam olukord olla, eks ju. Et see, kuigi see üks kindel tegevus võib-olla, mida üks võib-olla väga-väga isegi tahaks, võib-olla kas muudetakse ära või jääb lihtsalt järgmiseks korraks, et aga see tegelikult tähendab seda, et ka järgmisel korral see suhe on hoopis teistsugune versus see, kui on mingi, et ei teeme ikka, mina tahan. Ja siin jälle on see, et me ei räägi ainult seksuaalvahekorrast, võib-olla meid kuulab praegu 16-aastane noormees, kellele ütles neiu siis või kaaslane, et ta ei soovi praegu suudelda, on ju. Aga võib-olla see tähendabki seda, et mitte kunagi, vaid see on täpselt võib-olla 2 nädala pärast on lugu teine ja see ongi normaalne. Aga kui ma korra hüppan võib-olla eelmisse teemasse, mis oli see digimaailm, aga see on lihtsalt seoses selle sama eiga, et palju liigub selliseid toredaid reelse või videoklippe, mis on muidugi ühtpidi mõeldud naljaga, aga teistpidi mõjutavad inimesi päris palju, et mina selle päeva hommikul, kui eelmine õhtu ta ei ole mulle, ma ei tea, seksi andnud, on ju, et ühtpidi see on naljakas, mis seal tehakse, aga teistpidi taustal on ju manipulatsioon. Absoluutselt. Et jälle selline sisu liikleb, see on noortele kõik kättesaadav. Ütle sina, kas siis selline nii-öelda eiga leppimine ja natukene siis teisele puid panemine selles mõttes on siis okei ja naljakas? Ei ole ju. No mina ütlen, et see ei ole naljakas. Selles mõttes neid riile loomulikult on lugematu arv, ise ka näen aeg-ajalt jälle siukseid, kus on sellist ma ütlen niimoodi, et kui seda riilis nagu väljendatakse, siis see võib olla nagu see nii-öelda sisemaailma väljendus, et sa võidki enda sees olla natukene, ego saab haavata ikkagi, kui võib-olla, noh, jällegi mitmed minu kliendid, kes ütlevad ka, et võib-olla ongi raske näiteks mingit tegevust nagu initsieerida, kas või sama suudlemine, eks ju, et noh, seda esimest korda veel eriti on nagu nii raske kuidagi leida ja ma ei tea ju, mingi seda teadmatust on nii palju, ebakindlust on võib-olla ka, et ma ei tea isegi, kas ta oleks nõus, ma ei tea, kas ta isegi tahab, ma ei tea, kuidas see välja tuleb, äkki see on halb, äkki see ei ole halb, ma ei tea mitte midagi, on ju, et selline ebakindluse hetk, see ei ole meile turvaline sellele ka, kes nagu nii-öelda siis seda nõusolekut justkui nagu sooviks saada, eks ju, ja see on meeletu enese ületamine, et tegelikult sellel hetkel, kui see ei tuleb, eks see ongi väikene löök sinna enda ego pihta ka, sest et ma võtsin kokku ja ma olin haavatav selles olukorras ja noh, ma olin haavatav ja sain nagu natukene ikkagi haiget sealt ka, eks ju, et see on tegelikult elu osa ja see nagu noh, see on vältimatu, ma ütlen selle kohe ära, ükspuha, kes meid siin praegu kuulab, et sellised olukorrad tulevadki ette ja see ei tule ainult sul, see tuleb kõigil inimestel, igas vanuses inimestel ette, et mingil hetkel see ego saab natukene riivata, aga sinu ego ei saa olla tähtsam kui teise inimese heaolu või turvalisus, kui see 16-aastane, kes praegu tunneb, et ta tahaks kedagi suudelda ja kui ta suudleb ilma nõusolekuta vastu tahtmist, ma võin lubada, teist suudlust sealt ei tule, eks ju. Teistpidi, kui ta praegu seda küsib ja öeldakse ei, seal jääb võimalus, et see mingil teisel hetkel ikkagi tuleb. Või siis ei tulegi konkreetselt selle inimesega, võib-olla tulevikus kellegi teisega ja ei teata sind kui inimest, kes ennast peale sunnib. Absoluutselt. Nii et pikk mäng. Enne kui päriselt asja ära siin lõpetame, siis võib-olla kas sul on endal noortele selline mingisugune soovitus või nagu hea mõte siia saate lõppu selle nõusoleku teemaga, mis võiks jääda kõlama?
Ja võib-olla esimesena tahakski veel kord rõhutada seda, millest me ka alustasime, on see, et see nõusolek ei ole mingi suur hirmus koll, kes nagu käib varjuna meie järel kogu aeg, vaid see päriselt on nagu teiste inimeste austamine ja see on täpselt see, mida me ju ootame ka seda, kuidas meid aktsepteeritakse meie tahtmisi samamoodi. Et see ongi selline vastastikune, ma ei teagi, tants või mäng võib-olla on liiga kerge selle kohta, aga ma ei ütleks ka, et see peab olema selline väga raske ja piinarikas, eks ju. Et see ongi selline hästi, et ongi mõnevõrra keerukas, ma ei hakka seda varjama, eks ju, et aga samas ta kõik ju nii-öelda taandub sellele, et ole normaalne inimene. Ole ise normaalne inimene ja selles mõttes, eks ju, et see selline teise inimese heaolu või turvalisus, eriti kui sul on temaga mingisugune, ma ei tea, suhteambitsioon näiteks, aga tegelikult ükspuha mis teises olukorras ka, et see nii-öelda teise inimese selline heaolu või turvaline olemine, et see tegelikult ei ole nii raske, nii keeruline, eks ju. Et minu meelest see on nagu hästi oluline nagu tähele panna, et tõesti õigused, seadused, kõik need asjad, need on olemas mingil põhjusel arusaadavalt, aga see tegelikult ei ole tehtud selleks, et meid kuidagi piirata, vaid vastupidi see, et me tunneksime ennast hästi, sest et siis, kui me tunneme ennast päriselt turvaliselt, siis ongi just see võimalus proovida ja katsetada ja päriselt avastada, et see püüa näha seda kui võimalust, mitte kui mingit takistust ja kurja piirangut. Aitäh sulle täna selle saate eest ja kui noortel meie kuulajatel on küsimusi veel seoses nõusolekuga, selle küsimisega või midagi muud, siis seksuaaltervis.ee on see lehekülg, kus saate selle kohta veel lugeda ja kui teil tõesti jääb sellest loetust veel väheks, siis teie muredele või küsimustele vastavad ka veebinõustajad, kes kindlasti on nende teemadega hästi kursis. Meie omalt poolt veel täname kindlasti Tervisekassat ja muidugi ka Delfit, kes meid jälle siin soojas stuudios päikselisel päeval vastu võttis. Aitäh kuulamast, teiega olid Liisa Larn ja Joonas Grauberg ja järgmine episood peaks tulema juba siin aprilli lõpus veel välja, nii et nii nagu tavaks on saanud 2 episoodi kuus ja jätkame samas vaimus. Aitäh kuulamast ja kõike head! Saate toob teieni Tervisekassa.